Tänases videos ma näitan teile, kuidas ehitada endale üks selline kuusnurkadest koosnev vertikaalne taimesein. See kuusnurk on selles mõttes niisugune hea geomeetriline kujund, et vaatamata tema sellisele keerukale välimusele on tegelikult kõik lõiked, mis te sae peal peate tegema täpselt ühesugused ning selle kõige üles seadmine ja väljamõõtmine on ääretult lihtne. Kõigepealt tuleb välja mõelda oma kuusnurga külje pikkus. Mina tegin seda niimoodi, et kuna mul pole õrna aimugi pikk see külg olema peab, siis ma võtsin kõigepealt aluseks selle, et ma tahan, et mu kuusnurk oleks 400 milli kõrge ja ma arvutasin lihtsalt sealt tagasi, joonistasin selle omale arvuti SketchUpi sisse ja võtsin sealt joonise pealt mõõdud. Nüüd edasi tuleb oma saag seadistada täpselt 30-kraadise nurga alla. Seejärel tuleb välja mõõta oma kuusnurga külje pikkus siit sellest saeketta lõike tsentrist ja asetada oma saepiiraja selle kauguse peale, et teil see detail tuleks täpselt nii pikk. Ja nüüd lõike alustamiseks tuleb kõigepealt laua ots lõigata 30 kraadi all ära. Ja seejärel tuleb oma lauda pärast iga lõiget lihtsalt sae peal ümber keerata. Ja niimoodi edasi tagasi keeramise tulemusena saame mõlemale poole võrdse nurga ning detaili, mis on siis ühelt poolt lühem, teiselt poolt pikem ja neid siis kokku pannes saabki lõpuks kuusnurga. Ilmselt te suht kohe märkate, et kui te kasutate sellist ühelt poolt triibulist lauda, siis need lauad jäävad niimoodi, et osadel on triibud kuusnurga sees, osadel on triibud kuusnurga väljas. Ma isegi arvan ise, et see lisab veits sellist võib-olla ühetaolisust nendele kuusnurkadele, kui kõigil oleks triibud sees või triibud väljas, siis nad lähevad ju vahepeal selgapidi kokku ja siis tekib see siuke on triibud, ei ole triibud, aga kui nad on randomi peal, siis äkki ongi parem. Kuna mul on vaja neid kuusnurkasid koostada päris palju, siis ma tegin omale sellise hästi lihtsa 3D prinditud rakise, kuhu läheb 2 lauatükki täpselt korraga sisse ja ta hoiab neid lihtsalt kinni kruvimise ajal õige nurga all. Põhimõtteliselt, kui need kuusnurki oleks vähem, siis kannataks neid lihtsalt ka laua peal niimoodi kokku panna või ka võiks selle rakise tegelikult sama hästi teha vineerist järkamissae peal. Kui nüüd tähelepanelikult vaadata, siis vaatamata sellele, et mu rakis on päris kindlasti täpselt 60 kraadi ning ma arvan, et mu lõige on suht täpne, siis ega nad ülemäära hästi kokku ei istu, sellepärast et see odava terrassilaua kvaliteet on nagu ta on. Nad esiteks laius ja paksus veits kõigub, teiseks niiskus on erinev, mis ka mõjutab mõõte ja kolmandaks need lauad lihtsalt kõverad. Aga jällegi sellise õue projekti juures ei ole minu meelest väga mõtet üle mõelda. Nagu mul siin praegu juhtus, siis vaatamata sellele, et kõik on täpne, siis need nurgad ei taha nagu üldse kokku sobida. Aitab vahepeal, kui laud keerata teistpidi. Lihtsalt sellepärast, et need materjali paksused nii hullult kõiguvad. Kuna need kruvid lähevad siia suhteliselt pikki seda puidukiudu, siis nad väga hästi siin hoida ei taha, siis ma soovitan panna ühe kruvi ühelt poolt, teise kruvi teiselt poolt, lihtsalt, et see liitekoht veidi tugevamaks saada. Nüüd, kui see raamide torn siin selja taga on valmis saanud, siis enne kui koostama saab hakata, tuleb välja mõelda, mismoodi need taimed siia sisse panna. See versioon, mida ma nägin Instagramis, kasutas siin lihtsalt lillepotte iga raami sees, aga mulle see eriti ei meeldi. Mu meelest see näeb veits korrapäratu välja ja lisaks on siin minu meelest oht, et nad kukuvad siit esimese tuulega ära, nii et mina otsustasin, et ma teen selle raami enda kohe ka lillepotiks. Ja selle jaoks on mul siin selle valge kuuri ehitusest jäänud hunniks siukseid lauajuppe, mis sobivad täpselt siia selle kuusnurga külge. Ma esialgu tahtsin need panna siia sisse tegelikult niimoodi, et see esipind oleks kõik sile, aga siis ma vaatasin, et siin sees jääb nii vähe seda kasvuruumi taimele, et ma arvan, ma lihtsalt lepin sellega, et ta ei ole eest sile, jääb siia väike aste. Ma panin ta lihtsalt pitskruviga omale siia kinni ja tõmban siia pliiatsiga peale 2 joont, mille järgi ma esimese detaili välja lõikan ja siis saan proovida ja kohendada ja edaspidi kasutada seda sama valmis timmitud detaili, et selle järgi lihtsalt järgmised lõigata. Ja nüüd, kui esimene detail on valmis, olete sellega rahul, siis selle järgi saab paika panna saepiiraja ja lõikata täpselt samamoodi nagu enne. Kõigepealt ühelt poolt ja selle jaoks, et saenurka ei peaks kogu aeg timmima, siis laud lihtsalt keerata teistpidi ja ongi see sama nurk teisel pool ja tekib jälle siuke trapetsikujuline lõige. Siis enne, kui need kasti külge keerata, oleks need vaja üle lihvida, kuna nad näevad ausalt öeldes suhteliselt vanad ja väsinud välja, vaatamata sellele, et nad tegelikult ei ole isegi väga vanad, lihtsalt nad on õues seisnud 2 aastat. Niikaua, kui ma lihvin, siis ole ja vaata siin video all on see subscribe'i nupp. Kui sa seda veel vajutanud ei ole, siis vajuta.
sest nagu ma ilmselt teile ka varem meelde tuletanud olen, siis see teile ei maksa midagi, aga mulle lihtsalt näitab, et te vaatate ja teie meelest on see sisu äge, nii et aitäh ja hakkame lihvima. Aga üks asi, mis mind jäi nüüd häirima, on see, et terrassilaua nurgad on faasitud 45 alla, aga see materjal, mida ma siin kasutasin, on originaalservast ümardatud ja minu lõikeservad on üldse teravad. Ja selleks, et sellest lahti saada, tuleb appi see laagriga freesitera, mis on samamoodi 45 kraadi ja just mõeldud selle servade faasimiseks. Põhimõtteliselt on see nagu ääretult lihtne, pane frees käima, toeta laager vastu detaili ja hakka aga minema. Aga siin juures on paar võtet, mida peaks teadma. Esiteks ohutus enne kõike on ju, et see tera käib väga kiiresti ringi ja see on ülimalt terav. Ja teine asi on see, et eriti veel, kui lõigata seda laua otsa, end grain'i ja veel juhul, kui teil on niisugune nurga all lõige nagu mul, nii et te tulete siit selle freesiga justkui nagu vastu seda laua puidusüüd, siis hästi rahulikult ja hästi väiksed ampsud korraga, mitte jõuga peale suruda, siis on kindel, et see freesitera ei jää kinni. Ja nüüd, kui kõik on justkui valmis, siis on aeg hakata seda värki koostama. Mulle tegelikult meeldiks seda koostada siin terrassi peal, lapiti maas, enda ees saaks kõik ümber tõsta, sättida, proovida. Aga sellega on kaks probleemi. Esiteks on see, et ma arvan, et ta tuleb kokku liiga raske, et ma pärast liigutada üldse jõuan üksi. Ja teiseks, kuna ma tegin need lillekasti osad niimoodi, et ma panin need küljed nagu välja, mitte sisse, siis mul tekkis ka kõrguse erinevus. Nii et ma panen kõigepealt esimese rivi enda ees lapiti kokku, tõstan püsti ning seejärel loodan pitskruvide peale, et ma saan ta ilusti sirgelt seisma. Super. See läks väga hästi. Aga kõik terveks mul tundub. Vaatame, et sellele kõik kuusnurgad on just ühesugused, siis tegelikult nagu mingid nurgad ei taha väga hästi klappida. Siis aitab väga hästi see, kui seda kuusnurka lihtsalt edasi keerata. Ja jääda nii palju keerama, kuni lõpuks nurgad sobivad. Ja kui ikka väga happu seis on, siis võib siit kõlvalt veel lahti võtta ja keerata seda ka. Nüüd, kui koostamine on tehtud, siis on aeg valida oma lemmik puidukaitsevahend ja üle käia kõik need töötlemata puitpinnad. Ja seejärel veel enne mulla sisse kallamist on väga oluline samm võtta üks umbes 10 võib-olla natukene suurem puur ja lasta kõigi nende lillekastide alla paar ava, et vesi saaks ära voolata ning seejärel juba muld ja taimed kastidesse panna. Nagu te näete, siis mu taimed on alles väga pisikesed beebid ja mul oli omal peas mingi visioon, et siit voolavad üle lopsakad õied, nii et ma panin siia selle ühe betuuni ampli lisada, et natuke värvi lisada, aga küll ta läheb, suvi on alles ees. Igatahes, tänks, et te vaatasite. Ma loodan, et keegi sai siit inspiratsiooni ja hakkab endalegi ehitama. Tahate nõu küsida, siis nagu ikka jälle video kommentaarid. Järgmise videoni. Tšau!